Tere hommikust, on uus päev ja meie oleme just ärganud ja täna on meil juba pühapäev, 21. september. Kell on päris vähe praegu, 8:58, kell on 9 siis jah. Me hakkame kohe siin hommikusööki tegema ja just ärkasime ja me hakkame mannaputru tegema ja tegelikult just panin pesu pesema, kuna on nädalavahetus. See nädalavahetus on mul ikka pesemine. Panin kõik rätikud pessu. Aga mul on hea kuidagi, ma mõtlen ikka, et uskumatu, et need emad ikka suudavad päris pikaajaliselt niimoodi magamata olla elus. Selles mõttes, et ei lähe hulluks, no mõned lähevad hulluks ka, aga ja ma olen ise ka piiri peal olnud, aga no mul on üldse alles selle teekonna algus, et see magamatus ikka kuidagi nagu see hommik on kõige raskem, aga päeva peale läheb nagu see üle jälle. Aga no magamatus selles mõttes, et ma magaks küll, kui saaks, aga Penelope on kuidagi nagu teistsugune, et ta häälitseb hästi palju, nohiseb ja kiuksub ja kriuksub ja teeb nagu igasuguseid hääli ja sipleb ja mina olen kohe iga krõpsu peale üleval. Ja ma olen, kui Melinda teises toas ka külge keerab, ma olen ka kohe üleval. Et ma tea, kui ma väga vist sügavasse unne nagu ei jõuagi jääda, et aga jah, Penelope nagu, ma ei mäleta, et Melinda niimoodi oleks häälitsenud magades. Et Penelope küll häälitseb hästi palju. Ja siis ma jälle vaatan, mis ta teeb seal, kas ta tahab rinda või tüüp magab täiesti sigavalt. Ja ta magab, aga ta teeb hääli igasuguseid läbi une. Aga mina olen kohe krapsti üleval iga piksu peale ühesõnaga. Ja ma ei tea, võib-olla see vajab harjumist. Igal juhul me hakkame siis putru tegema. Ja täna on meil veel selline päev, kui tuleb siis isa ja ema tulevad. Mul ema käis juba siin üleile ka. Aitas muru niita ja veel aitas maasikapeenra üles kaevata ja siis veel natukene seal nokitses mul aias. Ja ma ise nüüd üldse aeda ei jõua. Et see on kohe väga kahju, ma näen lihtsalt, kuidas kõik läheb üle kätte seal. Aga ema käib ja aitab mul siis seda aeda enam-vähem kontrolli all hoida. Ja ühesõnaga, kuna isa tuleb ka täna, siis meil on üks lamp ostetud Melinda tuppa. Selline ige lamp. Isa lubas selle ka lakke ära panna. Panna isa paneb selle lakke, paneb sinu tuppa selle lambi. Ühesõnaga jah, et saab siis jälle üks asi paika pandud. Ja vaikselt olen siin silma lahti hoidnud ja vaadanud, et peegleid ja laelampe teistesse ruumidesse ka. Võt. Aga me hakkame nüüd süüa tegema meile ja mul oleks hädasti vaja üks kohvilonks ka. Nii, mul on nüüd lastetoas on lamp. Ja selline ta tuli. Täitsa nunnu, minu meelest ta sobib väga hästi siia. Et see on siis IKEA lamp. Ja minu meelest see sobib nii hästi siia. Nii nunnu. Siuke lihtne ja nunnu. Kui põlema panna, siis ta on selline. Täitsa kihvt. Melinda, kas sulle meeldib? Jah. Sinu lamp? Jah. See on nagu lumepall, on ja? Jah. Loosa. Jah. See loosa. Ja me just vahetas ära sul voodiline. Tere hommikust on 22. september ja panen kohe Penelope magama ja hakkan tegelema oma jagapakkidega, et mul on juba mõned ostud tehtud, aga hoidke silma peal, sest ma siin järk-järgult panen omal järjest riideid jagasse. Ma otsustasin oma sellel
kapil teha jälle suur puhastuse, et ei ole ainult rasedariided, vaid ka loobun päris paljudest teistest riietest ja osad on kusjuures siuksed korralikud brändiriided, et keda huvitab, siis ma arvan, ma päris suure hulga kleite üles, igasuguseid suviseid ja pikemaid ja lühemaid ja nii, et minge vaadake. No tere, on jälle järgmine päev, uus päev. Ja meil on siin kell juba 12 on saanud ja mul Penelope magab praegu üleval korrusel. Ja me Lindaga oleme siin all nüüd. Õues on siuke mõnus sügisene ilm juba. Sajab. Tuul puhub ja... Ja no, meil on siin... Nüüd eile oli natukene raskem päev meil Penelopega, tundus, et juba mingid gaasiprobleemid, puksuprobleemid, aga... Oli pime, siis magasime nii palju. Ja sina tudusid, jah. Et ma siin tegelesin ikka päris kaua eile sellega, et päris pikalt nagu oli ärkvel ka ja ei maganud. Ma arvan, et oli juba üleväsimus ka, et... Aga ei, lõpuks ta nagu jäi magama ja hommikul ta sai isegi oma puksud välja. Võib-olla ta tegi ka magades lõdvestuse, siis sai oma need pinged välja. Aga hommikul ta sai ka, tegi oma hädad ära ja kõik oli korras. Et nüüd ta magab jälle mul pika, ma ütlesin, kusagil 10 paiku ei magama. Noh, 2 tundi 20 minutit on maganud. Aga ma sain siin eelmise vlogi alla siukse huvitava küsimuse, mille ma mõtlesin, ma praegu vastan. Et ma sain küsimus oma tatoveeringute kohta, et jah, mul on mõned tatoveeringud ja nendel tatoveeringutel on minu jaoks tähendus, sügavam tähendus. Need on nagu, kuidas ma ütlen, ma arvan, ma neid niimoodi avalikult ei taha nagu täpsemalt nagu kirjeldada, mida nad sümboliseerivad minu jaoks, aga nendel on jah, nagu minu jaoks on tähendus. Ja ma ei ole tegelikult mitte kellegile nende tähendusest nagu rääkinud. Ja ma ei tea miks, aga ma ei taha ka rääkida. Et see, mis siis välja paistab, ongi siis see tatoveering, aga ma võin nagu lihtsalt üldisemalt seletada, mida nad nagu sümboliseerivad minu jaoks. Minu jaoks on need elus nagu elu olulisemate verstapostide või nagu... enda sisemise elu nagu verstapostide nagu või üleminekute sümbolid. Kõige vanemate, mul on siis kokku 3 tatoveeringut. Üks on siis jah, see, mis mul on käevarrel siin. Ma ei tea, kas siit on näha. See on nüüd, ei, see ei ole tegelikult kõige vanem. Kõige vanem on mul üldse kukla peal, mul on siin üks süda. Ja siis on mul jah see, nad on suht samal aastal tehtud. Ja siis see on jah selline sulg. Ja need siis jah sümboliseerivad minu elus ühte sellist olulist verstaposti minu nagu vaimses. Minu jaoks minu arust ma tegin suure nagu arengu või sellise nagu switchi oma elus. Ja siis ma tahtsin nagu seda kuidagi ära markeerida, ma ei oska öelda, aga minu arust parim lahendus oli teha siis tatoveering. Kas ma nüüd täna olen nagu nende tatoveeringute üle uhke või selles mõttes, see, mis mul kukla peal on, seda ma isegi unustan ära, ma ei näe seda. Aga see siin, jah, vahepeal ta häirib mind, sest ta ei ole nagu, ta ei ole nii ilus kunstiteos selles mõttes. Aga ta tuletab mulle meelde, et kust ma tulen, kes ma olin ja selles mõttes. Ja seal on nagu oma story, mida ma ei taha siis siin täpsemalt nagu lahata. Ja siis mul on teine tatoveering on siis parema, kuidas ma ütlen, puusa ja siis kintsu peal nagu. Ja see on päris suur tatoveering ja see on samamoodi, kui ma tundsin oma elus, et ma teen jälle suure sammu edasi. Et ma jätan mingid asjad selja taha, ma põletan mingid sillad ja siis minust saab jälle nagu next. Kuidas ma nagu seletan seda? Et ma alustan nagu uuelt lehelt või
ei mitte päris nagu uuelt lehelt, aga nagu uute väärtustega või midagi sellist. Ja jätan nagu kõik selle nagu selja taha ja siis jälle mul nagu suur tung oli nagu teha siis nagu selle markeerimiseks tatoveering ühesõnaga ja siis see, mis mul siin puusa peal on, see on ilus tatoveering, mulle meeldib see tatoveering. Ta on nagu ilusad peened jooned ja siuke nagu kunstiteos minu jaoks, minu silmis on ta kunstiteos ja jah, aga seda nagu tõesti väga paljud ei näe, sest ta on nagu selline, kui mul on päevitusriided seljas, siis on näha seda. Aga üldiselt ma võingi panna pildi siia, kus ma olen rannas. Ja siis seal on näha, et mis mu täpsemalt seal on, aga niimoodi praegu ma ei hakka seda nagu näitama. Aga jah, ühesõnaga, et need on minu jaoks lihtsalt nagu sellised minu vaimsed verstapostid siis nii-öelda, kus ma olen nagu muutunud isiksusena ja oma väärtuste ja põhimõtete poolest nagu. Et selliseks inimeseks, kes ma olen siis täna. Aga need täpsemalt nagu asjaolud, neid ma ei hakka nagu, et mis täpsemalt minu sisu, minu nagu mõttemaailmas, minu teadvuses või selles nagu muutus, et neid ma ei taha nagu niimoodi lahata siin avalikult. Et need jäävad ikkagi minu teada. Mingil määral need pildid nagu sümboliseerivad seda, aga mingid päris nagu mingid sõnumid sa nendest välja ei loe. Pigem on need nagu minu enda jaoks sellised. Ja sest nagu ikka, mõned inimesed tahavad ka, ma ei tea, muudavad oma välimust, värvivad juuksed ära või mida iganes. Inimesed vahel tahavad teha nagu siis ka väliselt mingisugust muudatust oma elus, kui nad on oma siseelus mingi korrastust või restarti teinud, siis nagu tihtipeale tahetakse ka nagu väliselt nagu teha seda restarti. Aga mina tegin lihtsalt tatoveeringu. See ongi kogu story. Et jah, rohkem ma nagu lihtsalt ei paljasta, et jah, las see jääb minu teada ja austage seda. Aga selle tatoveeringuga ka, et täna, kusjuures just täna hommikul Melinda küsiski minu käest, et kes see joonistas see emme peale nagu. Et kes see oli, kes joonistas ja siis ma pidingi. Kas ma ütlesin, et tatoveerija? Ja ma ütlesin, et tatoveerija joonistas. Ja joonistas emmele peale hobuse ja lilled. Ja. Võt. Ja ma ei välista, et kunagi tulevikus neid võib tulla ja ma ei välista ka, et ma üldse võib-olla likvideerin mõne, sest selle peale ma olen küll mõelnud, et tahaks likvideerida või kuidagi asendada, sest mulle ei meeldi lihtsalt selle paksud jooned. Tatoveeringu puhul minu arust on ilus, kui on väga peened jooned, aga sellel on kuidagi, need jooned on paksud ja see on nagu mingi vana tehnoloogiaga tehtud vist. Aga jah. Aga see olen mina ja nii on. Aga olen kaalunud ka ja neid seda siin nagu eemaldada, mis on palju valusam ja palju kallim protseduuri, palju kauem, võtab aega. Aga praegu ta on nii ja las ta olla. See olen mina. Nii, meil on nüüd hakkab päev õhtesse jõudma ja tegelikult ega me täna vastupidiselt eilsele oli Penelope väga tubli ja tutus nii sügavalt ja pikalt ja praegugi ta tudub meil. Päeval me saime isegi niimoodi, et me olime Melindaga teisel korrusel, Melinda mängis teisel korrusel ja mina tegin tööd. Aga nüüd oleme kõik all ja Penelope magab siin all diivani peal. Ja meie hakkasime tegema siin lasagnet, ma just hakkasin seda juustukastet tegema. Uudesin lasagnet. 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 Lasagnet ütlesin. Jah. Nii, et hakkasin siis valmistama, mis täna tellisin suure tellimuse nädalavaru toitusid umbes ära. Loodetavasti nädala saame hakkama. 90 € läks. Aga ma arvan küll, et see, ma ostsin ikkagi kartulit ja kuivaineid päris palju. Ja ühesõnaga ma siin teen juustukastet, mul läheb varsti 2 kätt vaja. Meil oli lasagna oli ahjus ja tegime just kõne Herbaniga. Kõne läks nii pikaks, et lasagna läks natuke. Vist oli liiga kaua ahjus, aga selline ta meil tuli. Selline tuli. Kuule, sina pead koristama, sina tegid ju selle paberipudi.
aga kohe proovime. Laseme natuke jahtuda ja siis proovime. Tere hommikust! On siin juba uus päev alanud. Öö möödus meil hästi. Melinda ei ärganudki öösel üles. No, Penelope ikka ärkas. Aga üldiselt oli... Ärkas Penelope. No muidugi, tema tahab tissi saada. Oli üleüldiselt hea öö. Ja nüüd me suundume õue, sest on päris ilus õues. Päike paistab, ilus sügisilm. Küll on jahe, aga me paneme soojalt riidesse. Ja ma plaanin siis selle muru niitmise ära lõpetada. Kuigi juba sellest, see üks ots, mis on veel niitmata, sealt ma niidan ära, aga minu arust mul juba teisest otsast tuleks hakata vaja jälle niitma hakata. Ja mulle tundub, et meil vist öökülma ei tule. Et tõenäoliselt äkki septembri lõpus ikkagi või oktoobri alguses äkki peame ikkagi veel korra niitma. Jaa, nii pidi lähebki. Niimoodi panegi. Ja, et niidab selle jupi vähemalt siit ära, vaatab siis, kas tuleb teine niitmine veel teha, et varsti tuleb sügis peale, et päris nudiks vist ei saa enne talve niita, aga oleneb ilmadest. Ühesõnaga, jah, hakkab siis toimetama. Pane omale mütsi ka. Sina ka paned mütsi. Seesama müts panegi. Ei, sina pead panema siukse mütsi, kus on kõrvad ka kaetud. Nii et toimetama. Nii, meil on juba siin jõudnud lõuna kätte. Ma olen vahepeal siis olnud tubli. Ma niitsin ära muru ilusti. Muru nüüd, jah, on teoreetiliselt nüüd kõik niidetud. Aga ma proovisin sealt otsast nüüd hakata uuesti niitma, kust ma siis alustasin. Ja tuleb tõdeda, et seal on juba piisavalt pikk, et tegelikult tuleks hakata sealt otsast jälle niitma. Ma arvan, et siis oleks see viimane niitimine äkki. Kes teab, mis need ilmad siin oktoobris veel teevad. Aga võtsin telefoni kätte juba sellepärast ka, et me siin tegime lõunasööki, sõime siis sõime lasanjat, mis meile valmistasime õhtul. Ja tegelikult mulle tulid ka mõned teavitused, et mul on kuller tulemas. Ja kuller just helistas ka, ta ütles, et on 1 pakk. Aga teavituste järgi tegelikult mul peaks olema 2 pakki. Nii et võib-olla teeme siia otsa veel hauli ka. Vaatame. Aga jah. Nii, meil on siis jõudis nüüd see pakk. See on... Relax, Melinda. Rahune. Nii, tule siia nüüd. Paneme selle karbi siia. Nii, võtame siis selle karbi lahti ja vaatame siis, et ma olen siis nüüd Sara Home'ist tellinud mõned asjad koju. Jaa! Vaatame, mis meil siin sees on. Ja vabandan jälle kohe ette ära ka, et keda häirib, et ma ütlen Sara rõhuga seal vales kohas. I'm so sorry. Aga ma loodan, et elate üle. Nii, vaatame, mis see. Jah. Nii, esimesena meile ilusti on pakitud siit, võtta, kuna Linda ma näitan selle paberiga. Oih, ma vist ei saa näidata, okei, las olla. Nii, mis meil siin on? Esimesena tulevad välja meil siis rätikud. Võtsin siis sellised rätikud, see on siis kodulehenda tundus rohekas, aga ta on tegelikult vist siuke sinakas rohekas. Ja ühesõnaga võtsin siis ühe sellise nii-öelda duši või vannilina ja samas komplektis siis ka nii-öelda käterätiku. Et mul mõned rätikud on juba päris siuksed päevi näinud, et vahetan lihtsalt välja. Aga peab ütlema, et see materjal nii mõnus ei ole, et Hemtexis on tegelikult palju mõnusamad rätikud, pehmemad. Ja nurga peale, kuskile nurka panen need hinnad. Ühesõnaga kvaliteet nii hea ei ole, eelistaksin pigem Hemtexi rätikuid näiteks. Nii, siis võtsin veel, kuna meil on neid duširuume ka nii mitu, siis võtsin siis duširuumi ka sellise, tegelikult seda nimetatakse vist vannimatiks, aga see on hea suur ka kusjuures. Et me kasutame siis duširuumis ka selliseid. See on nagu, ma arvan, mati kohta on,
matiks on normaalne materjal, et see ei peagi nii pehme olema. Ja siin on ka ilusti siuke mingi vahendiga on töödeldud, et on tunda, et see on siis nagu see non-slip või mitte libisev. Nii. Sina oled seal kasti taga peidus, mu Linda, jah? Nii, võta siis järgmine asi välja. Nii, mis see on? Võtsin siis, ossaks, see on nii suur pudel. Ma ei arvanud, et see nii suur on. Aga vahest ma tunnen, et pesul on mingi veider lõhn, et ma ise kasutan niisugused looduslikke, mitte väga tugevalt lõhnastatud pesuvahendeid ja siis vahel pesutriikides ma tunnen mingi veider lõhn tuleb pesust, et võib-olla, ma ei tea, kas see on nagu pesumasinad peaks tihedamini pesema või milles asi või on see kuidagi, ma ei tea, mingi veider lõhn on ja siis ma olen vahel tahtnud nagu lõhnastada kuidagi ja võtsin siis sellise lõhnast, nagu põhimõtteliselt triikimisel nagu siis spreitad peale, ma saan aru. Ja aitab ka paremini siis triikida. Nagu veega ikka triikides on tulemus natuke parem. Panen selle maha igaks juhuks. Midagi. Siin on siis ilusti paberi sisse ära pakitud. Ma ei tea, kes on vaadanud veel minu varasemaid videosid, siis ükskord ma ostsin ka Sarah Home'ist sellise komplekti seebidosaatori. Seebidosaatori sellise samas stiilis ja siis ka hambari tops. Et kuna meil pesuruumi on jälle nii palju, et siis ma mõtlesin, et ma panen igale poole siis sama stiilis. Ehk siis on see hambari ja tops. Ja see on nagu kivi. Mingi kivi moodi materjal tundub see olevat. Siit praegu välja ei loegi. Aga ei ole plastik vist. Nii. Siis järgmisena jääb mulle näppu see pane siia vannituppa, Melinda. Siia. Jaa, selle pissile. Siis veel üks seebi alus samast komplektist. Ja ma võtsin veel sellise ka, et siis see vesi nagu, et see seeb ei jää vesine sinna vee sisse kuidagi ligunema. Ja see on siis ka, et meil on, kasutame päris palju naturaalseid seepe ka. Ja siis saab seebid ka nüüd ilusti ära panna. Et meil praegu mul oli ainult üks, et siis üks veel. On palju paberit. Vau, see on nii suur väga. Ma arvasin, et see on väiksem. Aga, vau. Okei. No küll ma sellele leian. See on ikka päris suur. Siis ma mõtlesin, et see on mingi poole väiksem. Aga siin on ka siis samast materjalist siukene, mida iganes siia panna, mingid, ma ei tea, ehted või mida iganes, mis iganes on vaja vannitoas ära paigutada kuskile aluse peale. Et mul neid asju juba jagub, aga ma arvasin, et see on palju väiksem. Aga päris pirakas. Ja sinna käivad igasugused asjad. Nii, ja ongi kõik, et ülejäänud päris suur paberihunnik tuli nüüd. Ja rohkem siis ei olegi. Et olidki sellised koduasjad. Ja mul on veel tegelikult mõned pakid tulemas, et oleneb nüüd, kui kiiresti need ära tulevad. Aga äkki saab need siia samasse vlogi mahutada. Tahad veel pokki või? No me peame ootama veel, mul on veel mõned tulemas. Ma tellisin Temust mõned asjad jälle. Temust, jah, ühesõnaga, jah. Siis tellisin H&M-ist, ka Home'ist, H&M koduosakonnast. Ja siis ma tellisin veel Ralph Laurenist ka tellisin mõned asjad. Või ühe asja, õigemini. Nii et mõned pakid on veel tulemas, nüüd oleneb lihtsalt, et millal need jõuavad, et kas ma jõuan selle vlogi ennem üles panna või saab siia samasse veel otsa panna. Eks siis neis. No kui sa tahad, võta kindla tere. Tere, meil on juba järgmine päev, oleme õues.
et hommikul, kui ma panen Penelope magama, siis ma leian, et on kõige parem hetk minna õue toimetama ja ma jälle niitsin natukene, murusin. Ja Melinda siis jookseb nii kaua, et siis nii palju, kui saame õues olla, et kui meil jalutama ei õnnestu minna, siis saab hommikul mingeid aiatoimetusi teha. Aga ma arvan, et nüüd see on viimane. Ka mannaputtu, kui magasime, siis tegisime mannaputtu, siis ütlesin, tante on mannaputtu. Aga see on meil juba söödud, eks see me mannaputru ära, siis tulime õue. Ja. Siis ütlesin, ta süün ära. Siis ma tegin sulle patsi ja siis tulime õue. Aga ma arvan, et see vist ongi nüüd, kuigi lubavad, et oktoober tuleb ka ilus, selles mõttes soe, et 13 kraadi niimoodi, et ma arvan, et see muru veel kasvab, aga see ilmselt on äkki viimane niitmine siis. See on, ma igas vlogis räägin muru niitmisest. Asi on lihtsalt selles, et ma hästi väikeste juppidena niidan. Et see ongi nagu igapäevane tegevus, natuke see niidan, siis kui ilm lubab. Sest ma ei saa lihtsalt rohkem korraga teha, ma ei jõua ka. Aga isa käis ja hooldas mul seda muruniidukit ja mulle tundub, et ta niidab paremini natukene. Lõikab paremini, mulle tundub, et isa vist eritas neid terasid. Igal juhul ma tahtsin näidata, et ema mul selle roosi peenra ilusaks ja korda teinud minu eest. Tahtsin teile näidata. Sa ei saa tasku panna või? Ei. Tõstad selle vaata ülesse ja siis saad siit tasku panna. Et ema pani mul selle multsi. Ostsime seda multsi ja siin nüüd siis need vist enam õitsema siin ei hakka. Ja see suur punane ka, aga siin need veel õitsevad ja ilusti. Siin veel nupud on tulemas. Ja siis mul hakkas õitsema nüüd see huvitavate õitega roos. Siin selline. Siin ei olegi näha, et tema sisu, aga see juba on õied ära lennanud. Siis mul siin õitsevad veel need pinnakateroosid õitsevad siin. Siit sellel kukkus ära ja siit vist ei tule midagi, aga vaatame, mis teevad mul need sügisastrid mul hakkavad õitsema. Mul on sellised ja taaljad. Ilusakesed. Aga kuidagi, ma ei tea, ma olen natuke pettunud nendes, ma ei uska vist nendega siin. Järgmine aasta ma enam ei katseta. Ei katseta. Ei katseta, jah. Aga siin on mul siis need, jumal jälle mul ei tule meelde. Pagan, mis nende nimed on. Mitte hosta, vaid issand jumal. Ma olen ikka täielik tumbe. No mis see on? No ühesõnaga, need olid algul rohelised. Vaadake, need läksid siukseks punakaks, roosakaks. Päris huvitavad. Ja need ongi siuksed miniversioonid. Ma ei saa. Ja siis hakkas mul kipsli õitsema uuesti. Ma lõikasin nad tagasi, kui nad olid ära õitsenud. Hakkasid uuesti õitsema. Ja see roos ka siin tundub, et toob mulle veel sellise hästi lõhnab roos. Tundub, et üks õis siit veel tuleb vähemalt. Mis seal tuleb? Õis. Roosi õis. Sealt tuleb roosi õis. On. Jaa. Rosa lõis see tuleb. Siit tuleb ilus lille õis. Ja see lõhnab väga hästi. Vabandust, ma unustasin. Mulle tuli see H&M-i pakk ja ma unustasin, et ma pidin tegema hauli. Ja seega ma siis ei ava praegu teie ees seda pakki esimest korda. Ma lihtsalt praegu, ma olin selle paki juba lahti teinud ja siis hetk hiljem, kui ma hakkasin neid asju ära paigutama, siis ma tuli meelde, et õige, ma pidin ju hauli ka tegema. Nii et siis ma lihtsalt praegu mul on siin need asjad ees, mis ma tellisin ja siis ma lihtsalt näitan teile. Ma tellisin esimese asjana, et ma tellisin veel ühe seebialuse, kuna meil on tegelikult ruume, kus seebialuseid oleks vaja, on kokku 4 tegelikult. 3 pesuruumi ja siis on veel üks tualett ka. Et jah, ühesõnaga siis üks
seebialus veel ja mul oligi vaja sellist väiksemat, sest tualetis meil on selline väike kraanikauss ja sellel ei ole väga palju ruumi seal ja see sobib sinna ideaalselt. Nii et siis üks seebialus tualetti. Ja see nüüd tundub päris marmor olevat. Selline ja siuke raske kivist. Nii. Siis Melindale ma sain hästi suutsalt pidžaamad. Tal on praegu lühikesed. Minu meelest see oli 8 eurot komplekt. Tal on praegu suhkused suve pidžaamad nagu lühikesed. Ja siis lihtsalt sellised pikkade käistega, pikkade pükstega. Üks selline komplekt ja siis teine selline südametega komplekt ka pikad käised ja pikad püksid. Siis võtsin Melindale, need sokke ikka kulub, et juba nüüd sokid kuluvad niimoodi, et on augud sees. Ja võtsin siis ühe korraliku paki, kus on 7 paari sokke. Need on küll talle suured, siin on suurus peal 25-27. Ja minu meelest Melindal ongi praegu jala number 25, nii et, aga kuna see on 25-27, siis see praegu on talle suured, aga ehk kunagi ta kasvab nendele parajaks. Ma võtsin endale pesu, mingid väga lihtsad, selline aluspesu, mugav koduseks olemiseks, siis ka koduseks olemiseks mugavad bokserid, need vist ei ole bokserid, ma ei tea täpselt, kuidas iganes seda lõiget nimetatakse. Ja siis veel Sarast ma võtsin ka rätikuid, aga ma võtsin ka siit H&M-ist võtsin ka ühe seti, siis sükene saunaline, vanniline ja käterätiku suurus ka juurde komplektis. Ma olen viimasel ajal ostanud need komplektis. Et siis nagu, kui ma panen nad nagu vannituppa rippuma, siis mul on alati samas komplektis käterätik ja siis see saunarätik ripuvad. Et siis on nagu ilus vaadata. Nii, ja see oligi siis H&M-i haul. Ralph Laurenist tellisin ka jope, aga selle jopega ma ka nagu pean natuke seedima. Ma panin ta selga ja see tundus mulle, et varukad olid mulle väikesed ja samas vöökoht, ühesõnaga midagi nagu tundus valesti seal. Ma natuke seedin seda. Proovin veel selga ja ma vaatan, et kas ma prooviks ka panen mingi kampsuni alla, mingi kõrge kaalusega asja alla, mingi sooja asja alla, et kuidas ta siis tundub. Ja kui on ikka suke kahtlane, siis ma ilmselt saadan tagasi selle. Et jah, ei olnud, ühesõnaga ma nagu ei tundnud kohe ära, et jah, et see on see, mis ma tahtsin. Et kerge suke mingi pettumus oli. Aga ma proovin veel homme uuesti ja otsustan, et kas ma saadan tagasi või ei saada. Jah, nii et demupakk tuli ka, aga demupakki ma tegin ka juba lahti ja ma unustasin jälle seda filmida. Ja seal oli nüüd, ma mõtlen, kas ma korjan need asjad kõik kokku, mis juba said igale poole ära paigutatud. Et äkki ma homme teen seda, ma täna enam kuidagi päev on läbi ja mul on vaja tööd teha. Äkki ma teen homme seda siis teile. Hei, ma nüüd avan selle, või avasin õigemini selle Ralph Laureni paki, mis mul oli. Ja põhimõtteliselt ma tellisin endale ühe sellise tepitud jope. Ta on nagu selline must ja ta on natuke pikem ja tal on möö. Ja ma panen siia kõrvale pildi, milline ta oli selle Ralph Laureni kodulehel. Ja seljas on see jope nagu, ta ei ole päris see, nagu ta seal pildi peal mulle mulje jättis. Esiteks see, et ta ei ole nagu üldse kehasse. Rahu maha, palun. Ta ei ole üldse kehasse, siis see koht nagu seal kodulehel oli nagu, et need krae hoidis nagu niimoodi kuidagi minu meelest. Aga siin, ma ei tea, seda peab nagu kinnisena kandma, lahtisena, seda kuidagi nagu fikseerida, siin ei saagi. Et ta on nagu, ja lahtiselt ka on see jope nagu veider. Nagu ta on nii boksi kuidagi. Ja kui ma panen ta kinni,
siis ta ei komplementeeri üldse minu nagu keha minu meelest. Esiteks ka see vöö tundub liiga kõrgel minu jaoks. Seal kodulehel oli, see modell oli pikem kui mina. Ja kandis S-suurust ja see jope on ka S-suurus. Ja ikka kuidagi see vöö nagu on, ei istu nagu õige koha peal. Ja tal on nagu need vöö jaoks need kohad, aasad. Ja noh, kui ma panen ta nagu siit, noh siis ta ei tõmba mul seda vöö kohta nagu kuidagi boksi jääb nagu, et ma võtan ühe augu veel kokku. Ma ei tea, ma tunnen kuidagi, et selle raha eest ma tahaks nagu rohkemat saada. Et ma tahaks nagu rohkem, ma tahaks nagu rahul olla selle asjaga, mitte ma ei tea, kui ta oleks nagu soodsam, siis ma oleks sellega rahul, aga ma proovin kaugemale näidata ennast. Aga ta on üsna, noh, minu jaoks on ta ikkagi kallis jope ja ma kuidagi tahaks selle raha eest, et ta oleks nagu midagi enamat. Ühesõnaga, ma kahjuks saadan selle tagasi. Jaa, tore. Et selle rahast, jah, ma kahjuks ei ole sellega rahul, et ma saadan selle tagasi. Tere hommikust, on laupäev. Tere hommikust. Ja mul on siin kõrval Melinda, kes sööb mannaputru. Ja nagu te juba ennevast klipist nägitegi, siis on tuline mannaputru. Melinda, lase ma räägin natuke. Siis kohvi on tehtud ja tänane plaan siis on selline, et me sööme oma hommikusöögi ära. Teeme oma juuksed korda ja läheme õue jälle niitma. Ilmselt ma täna seda ära ei lõpeta, aga see on mingi jupi tehtud. Homme niita ei tohi Viimsis, pühapäeval niita ei tohi. Kuigi on mõned inimesed, kes meil siin külas vähemalt nendest midagi kuulnud ei ole nendest seadustest, aga mina olen seadusekuulelik. Ja sellest emuhaulist tahtsin rääkida, et ma ei viitsi hakata neid temu asju kokku korjama, et neid teile näitama hakata, kuigi me tellisime päris toredaid asju. Ma tellisin peamiselt Melindale igasuguseid kingitused, aga sellised, kus ta saab nagu käelised tegevused ühesõnaga. Et kuna ta peab nüüd päris palju iseseisvalt mängima, kuna ma lihtsalt olen Penelopega hõivatud, üks on siin mul laua peal, mis päris hea ost oli, siis on siin sees on igasugused pildid. Mulle meeldib lõigata. Ja siin on nagu sellised jooned. Ma ei tea, siin vist ei... Paned siia. Ühesõnaga, siin on igasugused pilte, terve hunnik, mida siis Melinda saab kääridega lõigata, et ma olen Melinda lõpetanud kasutama kääre. Siis pane siia liimi. Ja siis Melinda ongi praegu niimoodi, et ta valib siit ühe pildi
lõikab kääridega selle ilusti mööda piirjoont välja. Ta saab harjutada käelist tegevust. Ja siis pärast liimib paberi peale siis liimiga, pulgaliimiga. Et ta saab siis nagu lihtsalt käelised tegevused. Ja siis on siin nurgas taustal on näha need pliiatsid. Ostsin terve hunniku pliiatseid, igast on sellised rulliga, siis on lihtsalt nagu need templid nagu, et ta saab jälle joonistada igasugused põnevaid asju. Siis ma veel tellisin talle plastiliini jaoks selliseid vormid. Siis, üks huvitav jälle asi, tegelikult päris hea ost oli, ma ikka näitan. Lõpuks ma teen ikka teile demo hauli. Selline raamat. Ta on niisugune paks. Ja ta on nagu vildist tehtud. See on ka, kes on kätenukku. Ja siin on siis üks tegelane, üks nuku. Seesama. Ja teda saab siis, siin on näiteks, siin on tema voodi, teda saab siia voodisse panna. Niimoodi. Ja siis on, tema riidekapp on siin, saab kapi lahti teha. Ja siin sees on igasugused riided. Nagu mina omal ajal mängisin paberitega niimoodi, et panin paberitele riideid selga. Ja siis siin ongi nagu kõik toad, vannitoad, saab seda vanni panna. Siin on kõik siis nukesed nagu taskud, kuhu saab siis nuku sisse panna. Ja kusjuures ma pean ütlema, et see on päris hea hitt, et Melindale see väga meeldib. Ta mängib päris palju sellega. Siin on köök külmkapist, saab asjad välja võtta, siin on juust, mida iganes. Ja siis... Siin on ka leiba. Ja siin lõpus on veel üks printsess, kellega saab siis meiki teha. Siin on nagu lauvärvi palett. Ja siuke väga äge. On ju, Melinda? Ja. Sulle väga meeldib see? Ja pane see siia ka. Ja, ma panen selle kinni tagasi. Ühesõnaga, see oli ka ootamatult päris hea hitt Melinda jaoks. Et sellega ta mängib päris palju. Ja... Pane see siia. Ja, siin on sööle hea. Mis ma veel tellisin siis? Peamiselt jah, siuksed nagu käsitööasjad. Millega ta saab arendavad mänguasjad ühesõnaga. Ja siis terve hunnik patsikumme, mille pärast ma üldse demos tellimuse tegin, sest seal tõepoolest on patsikummid on nagu megasuured pakendid ja maksavad mingid sendid. Ja patsikumme meil kulub kõvasti ja nüüd on meil 3 tüdrukut majas, nii et neid patse meil läheb kõvasti. Minu patsikummid. Sinule ja kunagi Penelopel ka juuksed kasvavad, temale ka siis. Ja emmel on ka juuksed. Ühesõnaga, patsikummidest meil on alati hea mõte patsikummest. Ja see oligi kõik tegelikult. Ta on patsikumme. Ja siis ma tahtsin ära vastata ühe küsimuse ka jälle keegi küsis selle kohvimasina kohta, et see on Dr. Coffee selline bränd või firma. Bränd, ma arvan. Dr. Coffee ongi selline nimi ja siis kohvimasin on meil juba paar aastat vist minu meelest olnud. Et meie peres mina olengi ainuke, kes kohvi joob üldse. Nii et mina üksinda seda kasutan ja ma sellega endale ostsin. Ja külalistele pean tunnistama, et nüüd paar korda, kui siin on olnud rohkem külalisi külas, näiteks nüüd viimane kord oli suvel, et see kohvimasin nagu ei suuda teenindada suurt rahvaarvu, et ta kumeneb üle kuidagi. Aga niimoodi mõned kohvid päevas, 2-3 kohvi päevas teha, või niimoodi järjest tähendab. Ta teeb päevas rohkem, aga järjest just, et kui on külalised, siis sa pead nagu järjest neid kohvisid välja laskma. On tuline. Nagu oota siis natuke. Ja siis küll ta kumeneb üle nagu, ta annab ise seal selle teavituse, et lase kohvimasinal jahtuda. Ühesõnaga, aga ta teeb ikkagi kohvi ära, aga ma ei tea, kas ta kõrvetab seda ubar siis liiga palju või. Aga muidu mina olen väga rahul, ta vahustab ilusti piima. Mis veel on, mis ma miinusena välja tooksin, on see, et see metallist voolikust kaudu tuleb see piim, et see metallvoolik nagu kipub minul lahti tulema
otsiku küljest lahti. Mitte nagu kohvimasina külge jääb see otsik külge, aga see voolik ise tuleb enda otsiku küljest tuleb lahti. Aga see võib olla lihtsalt selle toru probleem. Ma ei ole viitsinud lihtsalt otsida, et see võib-olla see toru lihtsalt välja vahetada. Võib-olla see on mingi ainult toru vaja välja vahetada. Aga ülejäänud siiamaani kõik on töökorras, mingid erroreid pole visanud. Ainult siis jah see, et kuumeneb üle. Ja siis sellel masinal on veel selline omapära, et ta tahab või tähendab, mulle nagu poes öeldi, et see on selle masina eripära. Ma tegelikult väga palju teistest kohvimasinatest ei teagi, nendest automaatsetest, aga poes mulle öeldi, et selle kohvimasina eripära on siis see, et teda ei pea nagu avama ja puhastama seest, et ta teeb ise oma puhastused ise ära. Muidugi sa pead talle andma siis need see masin ise annab teada, millist puhastust vaja teha on, kas on see piimasüsteemi puhastus, see on nagu kõige tihedamini. Siis ta tahab seda brewer, mis iganes see brewer on, jahvataja või, selle puhastust ja siis on aeg-ajalt vaja teha ka seda katlakivi puhastust, erinevad kolm programmi vist on. Kõige regulaarsemalt tuleb seda piimapuhastust teha. Ütleme, nii, masin ise annab vist teada, et millal seda on vaja teha. Ja siis, mis peab tegema, seda ta siis teeb seespoolt ise, selle puhastuse. Aga loomulikult tuleb ära visata kohvipaksu ja siis seda vett, et seda teed nagu ise oma käega. Aga muidu kohvimasina puhastame nagu ise ei pea. Ta teeb selle ise ära. Ja mulle meeldis see suur ekraan, mis tal on ja minu meelest see lahe. Ja ta on nagu eriline ja teistsugune, et mulle need juramasinad ei meeldi välimuse poolest, kuigi nad vist teevad enam-vähem head kohvi. Aga mulle ei meeldi nende välimus üldse kohe, ma ei tea, mul on kohe, nagu mulle ei meeldi audid. Audid ja interjöör mulle ei meeldi ka. Mingi veider, mingid ümarad vormid, ma ei tea, mulle ei meeldi need üldse. Ja pole paha, juba aastaid teen. Alguses ma tegin omale seda cappuccinot ja nüüd kuna ma olen rase ja siis nüüd ma olen imetan, siin ma joon lahjemat versioonis latet ja teeb kenasti, et lisaks selle niimoodi, et sa valid omale kohvi, siis sa saad iga kord ise omale, äkki ma näitan teile. Et siis tal on selline suur ekraan ja tal on nagu, siis siin on kõik see kohvimenüü, millist sa soovid. Ja mina joon praegu seda latet. Ja näiteks mul on mingid erisoovid siin, siis ma saan siin samas kohe nagu timmida, näiteks ma tahan rohkem piimavahtu või ma ei tea, kangust või mida iganes ma soovin siin samas timmida ja siis panen start ja ta hakkab kohvi tegema. Aga see, näiteks mul ongi nüüd siin oma mingisugune retsept, siis ma saan selle tegelikult ära salvestada. Siin saab teha oma need profiilid, ma ei ole teinud, tegelikult olen vist teinud. Jah, et saad oma profiili panna ja siis sul on nagu nii-öelda oma salvestatud retseptid siin igal kohvil. Ma ei tea, kui palju inimesi siin saab lisada. Siin on veel, siin on need hooldused igasugused. Ja selline ta ongi üsna lihtne selline. Meil endale väga meeldib mulle valida kohvi. Siit otsida nagu see õige kohvi, ta teab, et mul on see latte. Mõtte selline suhteliselt lihtne. Ja see voolik, siit kohast ta tahab mul lahti tulla. Et see metallosa nagu, praegu ta ei tule lahti. Ilusti kinni. Aga see metallosa jääb nagu kohvimasina külge ja siis see voolik tahab küljest ära tulla. Aga vahel ta jääb nagu ilusti kinni siia. Ma ei tea, millest see oleneb. Ja vahest ta jälle tuleb lahti, aga siin ma lihtsalt lükkan uuesti sisse tagasi. Ja selline ta on. Ja siis siit tõmban lahti, siis tuleb see kohvipaksu sahtel. Ja siit käib siis vesi. Kohvipiim käib siit, sorry minu tabletid. Ja siin on ka midagi või? Ei, siin ei ole vist midagi. Aga põhimõtteliselt ühesõnaga minul on okei selle masinaga, kas ma soovitaks teistele? Kui palju rahvast ei tule igapäevaselt teenindada, siis see masin on minu meelest väga okei. Mõnus. Just mulle meeldib see, et me ei pea pesema seda ise. Minu meelest on kõige tüütum tegevus üldse. Nii, aga selle kohvimasina jutuga ma tõmban sellele vlogile nüüd joone alla, sest vlogi pikkus tuli üsna arvestatav minu jaoks.
ja seega näeme teises vlogis, järgmises vlogis, et mina kohe jätkan siit vlogimist, aga ma arvan, et minul hakkavad olema minu kanalil siis sellised mitme päeva vlogid, igapäeva vlogid ja jumala eest küsige igasugu küsimusi, et mul on nii tore nendele vastata, et kunagi ei tea ju, mis teid huvitab ja see oli nii tore, et tuli selliseid küsimusi just minu tätoveeringute kohta, et näed, ise ei tule selle pealegi, et võiks midagi sellist rääkida. Aga kohtumiseni!